Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Öeldakse, et armastus võidab kõik. Aga tahtmatult küsime, et milline armastus? Kuulakem täna, kuidas sellele küsimusele vastas Jeesus. See on kirjas Johannese evangeeliumi 13. peatükis 31. kuni 35. salmini. Kui nüüd Juudas oli lahkunud, ütles Jeesus, nüüd on inimese poeg kirgastatud ja Jumal on temas kirgastatud. Kui Jumal on temas kirgastatud, siis kirgastab Jumal temas ka ennast ja ta kirgastab teda just nüüd. Lapsed, ma olen teiega veel pisut aega. Te hakkate mind otsima ja nagu ma ütlesin juutidele, kuhu mina lähen, sinna ei saa teie tulla. Nii ütlen ma praegu ka teile, ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist. Nõnda nagu mina olen armastanud teid. Armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Hea vaataja, kuuldud sõnum kõlas mõned tunnid enne Jeesuse arreteerimist, kohut ja ristilöömist. Evangelist Johannes meenutab Jeesuse viimast söömaaega. Tagantjärele omandas see ju siin erilise tähenduse. Just siin lähedaste õpilaste ringis pärast seda, kui Juudas oli lahkunud, annab Jeesus väga olulise korralduse. Ta ütleb, ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist, nõnda nagu mina teid olen armastanud. Armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et olete minu jüngrid. Jeesus teadis, et tema aeg siinpoolsuses läheneb lõpule ja ta on teel taevas isa juurde. Selle tõttu ta räägib oma kirgastamisest. Johannese evangeelium peab sellega silmas tema surma ristil. Seegi oli ju ülendamine küll läbi valu ja kannatuste. Aga just ristil avanes Jeesuse inimlik ja jumalik olemus. Sellel üsna süngel foonil pärast Juuda lahkumist pimedusse ilmub Jumala kirkus ja Jumala tahe. Kuid Jeesus annab oma õpilaste nende sündmuste õhtul just selle kõige olulise pärandi, mida me oleme juba toonitanud. Ta ütleb, ma annan teile uue käsu. Miks uue käsu? Vanad testament ja õiguslikud juudidki tundsid ju armastuse käsku Jumala ja ligimeste vastu. Seal on need küll Tooras erinevates kirjakohtades kirjas, aga teema on väga tuntud. Aga mis on siis selle käsu juures, mis Jeesus meile annab nii eriliselt uut? Kreeka keeles kasutatakse siin sõna kainos, mis tähistab nii vormilist või sisulist uudsust ja värskust. Niisiis ei ole Jeesuse käsk mitte ajalises mõttes uus, et oli kunagi minevikus vana, nüüd on siis tänapäeval uus, vaid vormiline ja sisuline uudsus on siin tähtsus. Jeesuse käsul on nii-öelda uus mõõdupuu, nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. See on ennast ohverdav ja kuulekas armastus. Armastus, mille saladus avanes nii Jeesuse elus kui surmas. Ta pesi oma jüngrite jalgu ja pesi isegi Juuda jalgu. Ta näitas oma eluga teenimise ja alandlikkuse eeskuju. Ta oli valmis surema oma sõprade eest. Jeesuse armastus ulatus igapäevasest teenimisest kangelaslike tegudeni.
Jumala armastus, mis on meile ilmunud Jeesuses Kristuses, on selles mõttes piiritu. Ta on meid isegi siis armastanud, kui olime alles tema vaenlased või lihtsalt ükskõiksed kõige taevaliku suhtes. Ja just see vormilt ja sisult uus käsk on ka Jeesuse jüngrite kõige olulisem tunnus. See on ka tõelise kristliku koguduse tunnus ja kui nii võiks öelda, ka kaubamärk. Jeesus ütles väga selgelt, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Niisiis tema jüngrid ei tunta ära mitte teoloogiliselt korrektsete dogmade järgi, moraalse puhtuse järgi, et nüüd on nad ülipagad ja moraalsed, ega ka teadmiste hulga ja ulatuse järgi, vaid teeniva ja tegeva armastuse järgi. Armastus ilma teenimiseta on nagu usk ilma tegudeta. See on surnud armastus. Jeesuse armastus tähendab käiste üles käärimist ja abivajajate aitamist. Seda tähendab isegi kõige raskemates ja vastuolulisemates olukordades ka andestamine, ka andeks andmine kuulub siia juurde. Armastus, millest Jeesus räägib, ei ole lihtsalt emotsioon või tunne. See on otsus teenida. See on sügav ja sisemine valik, mis lähtub meie kõige sisemast olemusest. Selline armastus täitis meid uuesti sünnis. Kui me oma palves tunnistasime, sind ma armastan südamest, issand. Kuid see armastus on ka kollektiivne otsus. Jeesus rõhutab üksteise armastamist. Seega on seda võimalik praktiseerida vaid kogukonnas, kus elame, koguduses, perekonnas. Esimesed kristlased olid just selle poolest tuntud. Nende kohta öeldi, vaadake, kuidas nad üksteist armastavad. Apostel Paulus iseloomustab seda armastust 1. Korintuse kirja 13. peatükis sõnadega: armastus on pikameelne, helde, suuremeelne, alandlik, viisakas, isetu, ennast salgab, süütu ja siiras. Need on omadused, mida on võimalik igal päeval praktiseerida. Hea vaataja, Jeesuse käsk armastada üksteist nii, nagu tema meid armastas, ei ole ainult soovitus, vaid see on tõepoolest käsk. Meil on kaks võimalust. Kas oleme kuulekad, et armastada, või oleme sõnakuulekad, kuulmatud. Vahel me ütleme väsinult, see ei ole võimalik, ma ei suuda. Kuid tea, et Jumala abiga ja püha vaimu väes on kõik võimalik. Armastagem siis üksteist, nagu Jeesus meid on armastanud. Sellest tunnevad kõik, et me oleme tema jüngrid. Ja palvetagem. Issand, me näeme sinu kirkust, sinu au. Me täname selle armastuse eest, millega sa oled meid armastanud. Andesta meile meie isekus, ükskõiksus ja eelarvamused kaasinimeste suhtes. Täida meid püha vaimu läbi oma armastusega, et sinu nimi saaks austatud. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.